Tere tulemast Musta Kasside Aro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17 kuni 23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 9-ga. Kui teie nüüd endas kahtlete, et kas teie saate hakkama, on see siis ükskõik mis asi. Siis sauade 9 räägib sellest, et teil on olemas absoluutselt kogu see sisemine jõud selleks, et sellega hakkama saada, mis teil siin praegu muret valmistab. Edasi tuleb teil siin karikate kuningas. Karikate kuningas räägib sellest, et säilitage rahu. Kõigis igas situatsioonis, mis teil elus ette tuleb, säilitage rahu. Ja ilmselt siin lähitulevikus tuleb ette üllatusi, et säilitage rahu. Tema on emotsionaalselt väga tasakaalus. Tema vaatabki rahulikult ümberringi, inimesed möllavad, ümberringi toimub ei tea mis, aga tema säilitab rahu, ta on väga rahulik. Võtab asja rahulikult, vaatab, kaalub, mõtleb. Ta on ka väga hea selles mõttes, minu jaoks on need karikate kuningas ja kuninganna head õpetajad. Nad on rahulikud, nad on kannatlikud. No Vähk ise on ka väga rahulik ja kannatlik. Pigem ikka ennem mõtleb, kui midagi ütleb või midagi tegema hakkab. Et Vähk tahab ikka asjad läbi mõelda. Et see karikate kuningas sobib siia praegu väga hästi. Siis tuleb tähekaart. Tähekaart räägib tervenemisest, uuenemisest, lahendustest. Tähekaardiga on ka nii nagu päris tähtedega, et kui me näeme langevat tähte, me ikka soovime midagi. Ka selle tähekaardiga võib soovida. Soovida endale näiteks edu või kordaminekuid. Soovida mõne asja lahenemist, tervise paranemist. Et tähekaart lubab seda, et kui teil on tervisega probleeme, siis ta lubab tervenemist. Kui teil on suhetega probleeme, ka siis tuleb tervenemine. Edasi tuleb hermiti kaart. Hermiti kaart on minu jaoks eraku kaart. Ta ongi selline, kus inimene natukeseks ajaks läheb omaette. Istub natukene omaette, mõtleb, mediteerib, istub vaikuses ja otsib oma probleemidele lahendust. Mulle tundub, et teil on mille üle mõelda. Ja selles vaikuses ja omaette olemises tuleb see vastus teile pähe, nagu lamp hakkab peas põlema. Et te leiate selle vastuse ise. Te ei pea kive keerama, et sealt alt otsida. See tuleb teile endale pähe. See vastus, see lahendus, see tuleb teile endale pähe. See ongi nii, nagu inimene istub pimedas toas, ei näe enda ümber mitte midagi, tuleb keegi, paneb klõps, tuleb õlema ja kõik saab selgeks. Nii on ka selle hermiti kaardiga. Kõik saab selgeks. Siis on teile välja tulnud ka saatusratas. No teil on selliseid üllatusi siin praegu. Saatusratas, laske elule ennast üllatada, kuigi see alguses võib tunduda ehmatav, sellepärast, et saatusratta kõrval on torn ja torn raputab. Torn on välk selgest taevast, torn on ebameeldiv üllatus. Hetkel nii ebameeldiv, sellel hetkel tõesti ebameeldiv üllatus. Suurt tüli, üldse mingisugune raksakas kusagil. Tuttav alles kukkus siin rattaga, poleks iial osanud arvata, murdis varbaluu. Et vot see on torn, mis võib seda teha. Aga sellel kindlasti on mingi põhjus. Kui see torni langemise tolm vaibub, siis te näete paremini, mis selle põhjus oli või oskate. Kui see on tüli, siis lööb see õhu puhtaks, saavad inimesed oma suu puhtaks rääkida. Kui see on varbaluu murdmine, nagu mu sellel tuttaval oli, siis on see aja maha võtmine selleks, et inimene ei suutnud puhata. Polnud 6 aastat üldse puhanud, no puhkuse küll võttis. Ainult rabas, jooksis nagu orav rattas. Iseenda jaoks aega ei olnud. Täielikus stressis läbipõlemise äärel. Elu teeb vahest selliseid korrektiive, tõmbab meil lihtsalt korraks vaiba jalge alt ära. Mul endal juhtus autoavarii, olin sunnitud, midagi tõsist ei olnud,
ise jäin terveks, auto oli katki. Ja kõik selle aeg, mis autot parandati, oli mul aega elu üle järele mõelda ja oma valikuid elus teha. Ma tegin väga suure kardinaalse elumuutuse sellel perioodil, kui ma olin sunnitud kodus istuma, sest et välja ma kodust ilma autota kusagile tööl käia kindlasti poleks saanud. No välja muidugi saab ka ilma autota minna. Et selline on tornikaart. Ta ehmatab ja üllatab. Ta on nagu äike. Alguses on lämbe, siis tuleb see pilv, sajab vihma, müristab, äike lööb siia, sinna, välgunooled käivad. Ja kui see kõik mööda läheb, siis õhk on karge, õhk on mõnus, kõik on selge. Õhk on puhas ja nii on ka torniga. Õhk on pärast seda puhas. Näete paremini, saate aru asjadest võib-olla teistmoodi. Et huvitav on see, et on saatusrattaga koos tulnud see torn. Et ju siis saatusel on teile mingisugune võib-olla tõesti elumuutev üllatusvaruks, mis tuleb välguna selgest taevast. Ei oska te seda oodata. Ja viimase kaardina on teil siin müntide kuningas. Müntide kuningas on rahaasjades hästi osav. Temal on raha, ta pole vaene mees, aga ta ei torma uusi asju ostma. Ega vähid ka vist nii väga emotsiooni oste ei tee. Vähemalt mitte need, keda mina tunnen. Mõtlevad ennem läbi, kui suuri oste tegema hakkavad. Nii ka see müntide kuningas, kui temal midagi katki läheb, siis ta muidugi ostab uue, aga ta ei lähe kohe poest esimest ette juhtuvat ostma. Ta vaatab ennem, loeb inimeste tagasisidet, vaatab, mida tal vaja on. Näiteks tahab uut külmkappi, siis ta mõtleb, mis oli sellel vana puudused, mis katki läks. Millist ta nüüd tahaks, siis ta vaatab, mis tootja võiks olla, mis on need parameetrid, palju elektrit võtab, palju on mahutavus, kus kohas on sügav külm, kus kohas on tavaline külmkapp. Et kõik ta vaatab läbi, siis ta läheb poodi ja ostab selle ära. Et ta ei ole kitsi ja ta ei ole ka vaene, aga ta ei larista, emotsiooni oste ei tee, poes käib nimekirjaga. Et vot sellist rahatarkust soovin mina teile ka. Et ei oleks vaja kahetseda midagi, mis on koju soetatud ja millel ei ole kasutust. Mina küll lähen poodi, vahest ostan asja, pärast mõtlen, mis ma sellega peale peaks hakkama. Hästi lihtne oli ju tellida, kui vanasti sai veel ilma nende 374 temust asju tellida. Sai igasuguseid tintervintereid proovida, mida tegelikult seal sahtli põhjas seisavad ja mingit kasutust ei leia. Nii et rahaasjades on see müntide kuningas osav. Vot selline lugemine tuli teile, armsad vähid. Seekord väga huvitav. Teis on olemas kõik, mida vaja, et selles elutormis ellu jääda ja oma otsused teha. Võtke aega iseendale mõtlemiseks, ärge kartke torni, pärast saab parem. Ja vaadake, mis saatusel on teile varuks. Usaldage elu, usaldage saatust. Kõik see, mis tulema peab, tuleb nii kui nii. Ega me kätt ette panna ei saa. Võtame ta siis avasüli vastu ja vaatame, mis saab. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.